Meie oleme Abja gümnaasiumi 4. klassi õpilased ja täna me räägime oma sportlikust suvest. Minu nimi on Hendrik. Olen 10-aastane ja käin Abja gümnaasiumi 4. klassis. Minu suvi möödus sportlikult. Käisin jalgrattaga sõitmas ja batuudil hüppamas. Tantsimine on üsna väsitav trenn. Olen tantsinud 1 aasta ja siiani mulle meeldib tantsida. Mina võtsin suvel osa võistlustest, üks neist oli päästerõnga viskamine, millest sain esimese koha. Ning iga päev sõitsin rattaga ja käisin keelmites boksimas. Mulle meeldib boksida kõige rohkem sellepärast, et minu suur vend on boksija ja õpetab mind boksima. Ja mulle meeldib jalgpalli mängida. Minu nimi on Sandra. Ma olen 10-aastane ja õpin Abja gümnaasiumis. Suvel meeldis mulle sõpradega väljas mängida. Me mängisime mukakat, pöialt ja jääkaru. Need on jooksumängud ja vajavad head ronimisoskust. Me käisime sõpradega ratastega sõitmas, ujumas ja jooksmas. Mulle meeldis eriti mängida sulgpalli, sest seda sai teha erinevates kohtades ja erinevate inimestega. Selleks on vaja kiirust, täpsust ja osavust. Minu nimi on Kerli. Minu suvi oli väga sportlik, sest ma ujusin iga päev väga palju ja jooksin mõnikord ka enne ujumist. Siis veel käisin trennis, kus me hüppasime kaugust, mängisime palli ja jooksime. Õnneks oli see suvi soe ja sai peaaegu iga päev ujumas käia, mõnikord isegi 2 korda päevas. Ja käisime sõbrannaga ümber Passjärve jooksmas ja mõnikord käisime sõbrannadega jalgrattaga sõitmas. Mina olen Ketu ja olen 9-aastane. Mulle meeldib kõige rohkem batuudil hüpata ja trikke teha. Vähemalt pool suvest kulub mul selle peale. Ja ühel ilusal suvepäeval tuli ka mulle sõber külla. Ja tal oli ka oma sõber kaasas ja ta õpetas meid jalgpalli mängima. Tere, minu nimi on Ronja, ma käin Abja gümnaasiumi 4. klassis. Minu suvi möödus väga toredasti. Käisin 2 korda mere ääres ja kodu juures iga päev ujumas. Käisin veel tädi juures külapäevadel, seal ma hüppasin kaugust ja jooksin ja viskasin saabast. Ja nii mööduski minu suvi. Tere, minu nimi on Ronja Lissute. Ma olen 9-aastane ja minu suvi möödus toredalt. Ma käisin Valgemetsa spordilaagris. Võimlesime seal ja meil oli ka diskomaraton. Sai ka vahepeal natuke kaugust hüpatud ja mängida. See oli minu tore suvi. Ma ei tahtnud sealt üldse ära tulla. Minu nimi on Kristoffer. Olen 10-aastane. Kahju, et suvi läbi sai. Ilmad olid küll jahedad, aga tegin sellegi poolest palju sporti. Kõige meeldejäävaim spordisündmus oli minu arust augustis toimunud jalgpallilaager. Viimasel päeval käisime Tallinna A. Le Coq Arenal, kus kohtusime Eesti koondiste mängijatega. Sport on minu jaoks väga tähtis. Eriti meeldib mulle meeldib jalgpalli mängida ja joosta. Sellepärast palusingi isal osta päris jalgpalliväravad. Need on küll natuke väiksemad, aga vähemalt saan tegeleda igal ajal oma lemmikspordialaga. Vaatamata vihmasele suvele õnnestus mu suvi täiuslikult. Sain sporti teha ja piisavalt puhata. Suvevaheaeg oli väga tore ja möödus väga kiiresti, kuid siiski suutsin veidi sporti teha. Sain sünnipäevaks uue ratta ja käisime perega ratastega sõitmas. Siis hüppasin batuudil ja käisin tiigis ujumas. Olen Urmet, olen 11-aastane, käin Abja gümnaasiumis 4. klassis. Mu suvi algas Toorte Kotkasse laagris, seal pidi varakult ärkama ja jooksma minema. Mulle meeldis seal ja laager kestis 3 päeva. Ma käisin tihti rannas ja ujumas, siis oli nädalane laager, see nimi oli noortelaager. Päästel on noortelaager Pärseljal. Ma ei tahtnud seda ära tulla, siis hakkas sügis tulema ja lõppes mu suvi. Aga mulle meeldis suvel joosta. Ärgake üles, õpetaja! Ärgake üles! Mis on? Meie räägime siis sportlikust suvest, aga mida sina suvel tegid? Mina tegin suvel palju sporti. Liikusin väga palju, jalutasin väga palju. Kus sa siis jalutasid?
Kõige pikem jalutuskäik oli vist Leedus Vilniuse turul. Mis te naerate? Seal oli kilomeetrite kaupa nette. Ja siin ma tegin kükke, roomasin. Kus sa siis kükitasid? No ikka lillepennarte vahel ja kasvuhoones, kus siis veel? Ikka umbruuke siit ja umbruuke seal. See küll õige sport ei ole. Vähemalt ma liikusin. Jah, vähemalt sa liikusid. Terves kehas terve vaim. Yeah!